tere! Ma nagu ootasin hetke, millal ma jaksan vlogida, aga ma vist ei jaksagi. Ühesõnaga, ma alustan siis siit samast voodist pikali. Minuga on kõik hästi selles mõttes. Ma käis just ema külas ja nüüd ma lihtsalt vässu. Aga ma ei ole nii ammu vloginud ja ma mõtlesin, et ma nagu ennem sünnitust tahaks ikkagi mingi vlogi veel kokku panna, et ma olen siin vahepeal küll filminud teatud asju, aga niimoodi, et võtta kaamera kätte ja jutustada teiega, et kuidagi, ma ei tea, mõnus on puhata, mõnus on lihtsalt olla omas mullis siin veel nii kaua, kuni veel saab. Et varsti ju läheb juba trall pihta. Et mul on täna juba ju 38 + 3 äkki või? Ehk siis mingi maksimum 3 nädalat on veel jäänud, kõige rohkem. Ehk siis laps võib tulla iga hetk. Ja ma siis nagu puhkangi nii palju, kui veel antakse. Et ma muidugi toimetan ka ja igasuguseid asju toimub, aga ütleme, et nii kui ma teen midagi, siis ma nagu kuidagi ei tule selle peale, et filmida. Ja kui ma ei tee midagi, siis ma ei viitsigi midagi teha. Aga ma mõtlesin, et ma panen teile siiski pühapäevaks mingi video kokku. Et mul on siin vahepeal ju igasuguseid asju toimunud. Et siin ju vahepeal oli esiteks me pidasime Rutsi selle noorema lapse poisi sünnipäeva, et ta sai nüüd 7-aastaseks ja siis siuke kodune istumine oli, et me ei ole kuskil nagu eraldi pidamas käinud, aga tegime siukse toreda kodus istumise, väiksed kingid. Panen teile siia siis selle sünnipäeva väikse klippide kokkuvõttega. Ma olen siin korraks enda voodi korda. Oso, no mine. Pane paberiprügi siia. No mis sa said? Monster auto, vanade päevade Monster auto. Ossa. Vanade päevade Monster auto. See on Lamborghini. Lamborghini. Monster. Näita meile ka. Ossa. Kus see Lamborghini on? Ma ei näe seda Lamborghinit siit tagant. See Lamborghini on Lamborghini litsensiga tehtud Lamborghini lohal. Kus see Lamborghini on? Ma ei näe seda kuskil. See on päris Lamborghini moodi tehtud piisavalt palju, et see on litsensiga. Nii, jah, räägi edasi. Alumine muudab värvi. See on hall siin all. All on kuine siin. Ma ei näe kuida. See on Paja kõrbe ralli auto. Ja siis on kuida. Kõik paberid on mööda meil. Lego Monster Manker. Lego Manker. Kui äge. Minecrafti kart on see. Mene sinni kaheks. Aitäh.
Toyota 21 on seal. kas ma nüüd natukene räägin sulle, mis need on? See on üks suur pereauto Renault oma, kuhu Renault otsustas panna vormel 1 mootori sisse. Eksperimendiauto. Kuigi mingi vormel 1, siin on isegi tehtud üks McLaren ka sellest isi. Neil on oma tiim, jah. Võitsid maailmameistri eelmine aasta. See aasta. Eelmine aasta. Siuke pereauto. Nii, see auto on maailma kõige kiirem elektriauto, millel on selline aerodünaamika, et sa võid ta lakke riputada. Siin taga on kleepsud. See auto suudab laes seista. Ma mäletan seda Mersu, mis kunagi läks lendama. Ta imeb ennast nii kõvasti vastu maad. See auto, millel on kleepsud taga. See on GTA 5-st. Kõrbepagi on GTA 5. Aga see on see, ma olen seda väga palju varastanud päris GTA-s. Aga jah, tema sünnipäeva saime peetud ja siis pidasime ka minu sünnipäeva, kuigi tegelikult minul on 10. märtsil sünnipäev ja tal on 11. märts, aga kuna ta oli nädalavahetusel meil, siis me pidasime tema sünnipäeva varem. Ehk siis järgmisena pidasimegi minu sünnipäeva, mul oli sünnipäeval nii ilus ilm, siis me grillisime esimest korda sel aastal. Et nagu reaalselt nagu ma olin vist dressipluusi väelõues, nagu mega soe oli. Et väga mõnus oli niimoodi grillida. Muidugi nüüd ma olen haige. Ma ei tea, kas ma külmetasin või siis asi oli selles, et ilmselt 2 kokku. Et mul käis sõbranna oma lastega külas ja need lapsed jäid täpselt nagu hommikul haigeks niimoodi, et põhimõtteliselt sõidu ajal nagu teel meie juurde sõbranna siis sai aru, et okei, lapsed on nagu kuskil kahtlased. Et võib-olla neilt sain nagu mingi pisiku, pluss siis külmetasin ka, ehk siis mul on siuke nohuköha, kurguvalu. Ma ütleks, et praegu ma juba hakkan terveks saama, natuke veel hääl käriseb ja nohu on ka, aga mul vahepeal see köha oli ikka väga rits. Ja siuke suht surnud olemine oli. Aga nüüd juba vaikselt taastun, nii et nüüd ma jälle jaksaksin sünnitama minna. Vahepeal ma mõtlesin küll, et issand, et kui nüüd peaks sünnitus pihta hakkama, et kuidas ma selle veel üle elaksin, aga ma arvan, nüüd juba elaksin. Et sellega on nagu jälle hästi. Aga jah, pidasime minu sünnipäeva. Siis mis veel? Siis me panime vahepeal siia selle kardina ära. Et ma panen sellest ka mingid klipid nüüd siia vahele.
jah, nüüd mul on siin lõpuks ometi kardin pandud, et panime selle otsajupiga sinna ära, ehk siis nüüd on nagu sellega ka valmis. Ja ma ei teagi, majas sees midagi suurt nagu enam teha ei ole. Noh, kraanikausi võiks veel tõsta kõrgemale ja siuke nipet-näpet saaks nagu veel siin teha. Aga siuksed hädavajalikud asjad on tehtud. Täna ema mul käis külas, siis ta tõi mulle, seal voodis on see nagu voodi lisapulk, et see tuleb siia voodi ülemise ääre peale ja siis saab selle mati mähkimisaluse ka siis voodi peale panna lõpuks. Ja siis ongi nagu kõik. Mis veel toredat on vahepeal olnud, on see, et me saime uue auto, või kasutatud auto, aga siukse perevaguni, kus on siis 7 kohta. Et me oleme nagu mega õnnelikud selle üle, see on nagu ta on nagu nii mahukas, tal käivad istmed nagu täiesti põrandaga tasa, kui tahta nagu istmed alla osta. Et mega mõnus. Et natuke nagu peab seda veel seal nokitsema, aga kõik on tehtav. Vahepeal jõudis Ruts ka koju, ta käis täna just koolis Tallinnas, et ma ei teagi, peaks just varsti toimetama, mingit õhtusööki mõtlema. Aga jah, ma siin vaikselt kulgen, et midagi erku meil siin ei toimu. Eile käisin Tallinnas jälle teraapias ja psühholoogi vestlusel. Seal ka midagi super erku ei olnud. Et siuke tavaline visiit nagu ikka. Ja ma ei tea, raseduse koha pealt ma ütleks, et laias laastus on suht lihtne, midagi hullu ei ole. Samas kui hakata detailide peale mõtlema, siis on suht kohutav ja võiks juba ära sünnitada, et tegelikult ikkagi siukse kõhuga elada ja et see on ikkagi raske ja ma ei tea, vaatan mingit pilti ja siis mõtlen küll, et pole hullu midagi, et mingi väike kõht saab kõike teha, aga tegelikult see tunne, mida sa nagu ise rasedana tunned, nagu sul on kogu aeg see mingi elav laps seal kõhus, kes vahepeal sul paneb mingi jalgadega ribidesse, siis ta on sul peaga kuskil vaagnas, siis ta vajutab sul kuskil närvi peale, et sul on nagu, sa ei saa kõndidagi põhimõtteliselt. Ja nagu kogu aeg mingi venitab ja punnitab seal. Ja see on kohati nagu nii ebameeldiv, vahepeal on mingi hing kinni, põhimõtteliselt nagu hapnikupuudus tekib või lihtsalt ebamugavus või valu või midagi. Et päris nii lust see ei ole, kui see võib-olla pildi pealt võib tunduda. Et ma vahel vaatan nagu endast pilti ja siis mõtlen küll, et naljaks, et see nagu pildi pealt ei tundu üldse midagi nii rasket või keerulist, kui reaalsus on see nagu, mis ma päriselt tunnen. Et jah, rase ei ole olla lihtne. Kindlasti on lihtsamaid rasedusi, on raskemaid rasedusi. Et ma arvan, ma olen siukene keskmine seal. Et seda ma ei saaks öelda, et mul lihtne on, aga kindlasti ei ole mul ka raske, et olen kuulnud palju hullemaid olukordasid ka. Et iga rasedus on ikkagi erinev. Mis mul sümptomitest on, mul on endiselt laps vahepeal vajutab vaagnas kuskil närvile, siis ma saan nagu noaga pussitatakse, onju. Kuigi seda on vähemaks jäänud, et viimasel ma sain isegi jalutamas käia, ma olen saanud isegi kiirelt kõndida, et see on minu jaoks nagu nii mõnus tunne. Ma nagu täiega igatsesin kiiremini kõndimist. Ma küll ei ole mitu korda seda saanud teha, aga mingi paar korda vist juba olen. Et see on nagu nii vabastav tunne, kui sa saad liikuda. Ja lisaks, kuna mul on juba ju 38+, siis ma olen ka hakanud tegema natukene trenni, mingit kükke asju, siis ma olen isegi
proovinud hüpata. Väidetavalt võib-olla ka kiirendab sünnitust, kuigi noh, ma ei tea, kas ta seda teeb või mitte, pigem ma olen mõelnud, võib-olla väga ei peakski niimoodi hüppama, et see võib-olla pigem äkki kuidagi traumeerib emakat. Et pigem võib-olla ikkagi jalutamine ja kükid ja siuksed nagu teistmoodi harjutused. Et üritan lihtsalt olla natuke aktiivsem. Et ei ole see, et ma tegelikult kogu aeg mingi voodis lamaks, et ma ikkagi tegelikult tegutsen päris palju, ma koristan, teen trenni, käin jalutamas, et tegelikult ikkagi üritan olla aktiivne. Ja siis lihtsalt loodan, et varsti see laps tuleb äkki välja, sest et kuidagi ei jaksa enam rase olla. Et juba täiega ootan, et oleks juba laps käes ja saaks teistsugust uut elu hakata kogema. Et noh, ma ju ei kujuta ette ka, mis see endast kujutab. Et nagu, ma ei tea, ma olen mõelnud nagu, mida tähendab see, et mina saan lapse. Võib-olla õrna aimugi, nagu see tundub lihtsalt nii veider. Et nagu ma isegi ei oska ette kujutada, mis tunne see olla võib. Siuke väga ebareaalne süüritunne on. Aga ma arvan, et eks see jõuab kohale alles siis, kui laps on mu käes. Et no ma olen kindel, et see hetk meeldib mulle. Et jah, täiega ootan. Aga kui nüüd päris aus ole, siis ega ma ei oskagi rohkem väga mingit kokkuvõtet teile teha. Et ma praegu jagan ka päris palju asju Instagramis. Kuigi noh, võiks öelda, et ma olin varem aktiivsem. Mõni päev ma viitsin rohkem, mõni päev vähem. Aga ma arvaks, et ma YouTube'is rohkem videoid ennem sünnitust üles ei pane. Et järgmine video olekski siis kogu see sünnitusteekond. Et ma lasen veel endal puhata igas mõttes ja siis kindlasti ma hakkan teile jagama oma elu lapsega. Et praegu ma lihtsalt võtan selle hetke veel ja naudin lihtsalt seda, et mul ei ole kohustusi, keegi ei taha minust midagi. Et ma lihtsalt saan olla. Ja ma arvan, et keda nagu mu elu huvitab, siis senikaua soovitan mul Instagramis Lildevil Meedia jälgida, et sinna ma kindlasti iga päev midagi panen. Üht-teist. Et ma nagu päris pildist niimoodi ära ei kao. Aga jah, YouTube'is kuna see monteerimine, kõik see võtab nagu nii palju aega ja energiat, siis ma pigem tahaks praegu selle energia panna kuskil mujale. Ja kajastada siis seda lapse teekonda, sest et noh, seda ma tahan jagada ja tahan mälestusi. Et praegu mul niikuinii pole nagu suurt midagi jagada, et jah, me siin üht-teist toimetame, aga nagu midagi väga erku ei ole, et ma arvan, et see lapse sünd ja kuidas ta kasvab, areneb, ma arvan, et see on kindlasti põnev. Et seda ma tahan kindlasti kajastada ja siis praegu jah, kui teid huvitab rohkem, mis ma toimetan, siis Instagramis kindlasti midagi näeb veel. Ja sealt ilmselt saate ka teada, millal ma ära sünnitan. Ja siis eks see sünnitusvideo tuleb siis, kui ta tuleb. Ma ei tea, vaata, kui millal mul on aega või jaksu peale sünnitust lõpuks see video kokku panna. Ma kindlasti filmin.
meil on plaan ka sünnitusmajja kaamerad kaasa võtta. Mingid jubedaid kaadrid ma teile näitama ei hakka, aga mingi nunnusi kaadrid kindlasti ja võib-olla natukene mingit taustalugu sinna juurde, et noh, ma ei oska öelda, kuidas mul sünnitus kulgeb, kas on lihtne, raske, kui palju ma filmida suudan või rääkida suudan, aga midagi kindlasti me filmime ja näitame teile ka. Et ma arvan, et alates järgmisest videost läheb kindlasti põnevaks. Et ma praegu teeksingi siukse lühikese vahesutsaka praegu siia, et ma olen olemas, ma endiselt tahan edasi filmida. Lihtsalt ma praegu võtangi selle enda aja nii-öelda. Vot, aga kindlasti jälgi mind ka Instagramis ja siin YouTube'is. Telli mu kanalit, pane like, kommenteeri ja siis vaatame, mis uus vinge eluetapp endaga kaasa toob. Et ma arvan, et saab väga põnev ja nunnu periood olema. Aga praegu näeme järgmises videos. Tšau!